Tere kuulama uudiseid stuudios Rohko Develak. Kremli pressiteenistus annab teada, et kehtestab peatselt tingimusteta ühepoolse relvarahu, mis algab 8. mail ja kestab 10. maini. Tingimusteta ühepoolsel relvarahul on ainult üks tingimus ja see on relvarahu ühepoolsus. Venemaa jätab endale õiguse sõjategevust jätkata ja Ukraina on rahulik ja ei vasta rünnakutele. Kui ühepoolne relvarahu püsib 3 päeva, siis võib Venemaa ettepanekute kohaselt tulevikus tulla kõne alla ka ühepoolne alaline rahu samadel tingimustel. Ja Eestisse. Valitsuse eilsel istungil oli taas laua peal ka 4-päevase töönädala teema. Mitmed riigid on sellist lähenemist katsetamas, mõned piirkonniti ka edukalt. Olukorda mudeldati ka AI abil ja tulemus ei anna siiski alust optimismiks. Tehisintellekt tõi välja, et näiteks juba pisut pikemad pühad ja sellega kaasnev suur hulk vaba aega viib koduvägivalla olulise kasvuni. Regulaarselt 3 vaba päeva nädalas võib Eesti oludes viia olukorra väljumiseni kontrolli alt. Arvutiprogrammi seisukoht hetkel on, et Eesti inimene peab suurema osa ajast siiski olema tööl, siis on ta koju jõudes piisavalt väsinud ja ei jõua oma perele enam liiga teha. Valitsuses on aga laual uue ministeeriumi loomise kavand ja hetkel oodatakse mõjuanalüüsi valmimist, et ellu kutsuda segamisministeerium. Nagu nimigi ütleb, saab loodava ministeeriumi peamiseks ülesandeks olema igakülgselt segada nii ettevõtjate kui ka kõikide teiste ühiskondlike gruppide igapäevast tööd ja toimetulekut. Hetkel segab inimesi iga ministeerium eraldi, harva koordineeritult ja see toob kaasa olukorra, kus vahel tundub, et riik nagu otseselt ei segagi ja siis jälle segab igal sammul eriti suures ulatuses. Segamisministeeriumi alustades oleks aga kogu segamine ühe ministeeriumi käes ja ülejäänud saaksid inimeste ellu sekkumise lõpetada ja keskenduda mitte segamisele. Analüüs näitab, et tegelikult tahavad nii riik kui rahvas peamiselt üht, et neid ei segataks nii palju. Ja üldpoliitikat. Kuna märkimisväärne hulk rahvasaadikuid on pärast valimisi oma koduerakonnast lahkunud, siis vajab valitsuse sõnul olukord ka seadusega reguleerimist. Kuna valija eeldas, et saadiku maailmavaade ei muutu kohe pärast valimisi, siis oleks aus, kui pool erakonnast lahkunud saadiku häälest jääks erakonnale ja pool häält jääks saadikule. Varsti ei ole kaugel hetk, kui aknaaluste või teise erakonda liikunud saadikute hulk on juba 1/3 Riigikogu saadikute arvust ja regulatsioon peab siin olema, märgib ka Justiitsministeerium. Pool häält erakonnale ja pool saadikule ning siis on valijal ka mingisugune kindlustunne olemas, et maailmavaade, mille poolt ta hääletas, saab vähemalt mingisuguseski osas toetatud. Samuti on poolehäälelistel poliitikutel tulevikus ka vähem kaalu ja täishääl tuleb järgmistel valimistel uuesti välja võidelda ning siis hoitakse seda ehk ka rohkem, märgib eelnõu seletuskiri. Eetris olid uudised.